aga ma mõtlesin, et loeme tänase päeva laulu. Koidu plaanis on laul 91, mis on üks võimsamaid laule üldse. Ma arvan, et seda laulu võib alati lugeda, on ju. Ja, Et sellest ei saa kunagi liiga palju, see on nagu, ma ei tea, see on lihtsalt nii metsikult hea laul. see on mu igapäevane palve. Täiesti, aga ma keskendun siis ühele kirjakohale siin. Ahah, Kes kõige kõrgema kaitse all elab ja alati kõige väelise varju all viibib. See ütleb issandale, sina oled mu varjupaik ja mu kindel mäelinnus, mu Jumal, kelle peale ma loodan. Sest tema kisub su välja linnupüüdja paelust hukkava katku käest. Oma tiivasulgedega kaitseb ta sind ja tema tiibade all sa leiad varju. Tema tõde on kilp ja kaitsevall. Ei sa siis karda ööhirmu ega noolt, mis päeval lendab. Ei katku, mis rändab pilkases pimedas ega tõbe, mis laastab lõuna ajal. Langegu 1000 su kõrvalt ja 10 000 su paremalt poolt sinu külge see ei puutu. Aga sa vaatad oma silmaga ja näed, kuidas kätte makstakse õelatele. Sest sina, issand, oled mu varjupaik. Kõige kõrgema oled sina, mu hing võtnud oma eluasemeks. Ei taba õnnetus sind ega lähene häda su telgile, sest tema annab oma inglitele käsu, sinu pärast käsu, sind hoida kõigil su teedel. Kätel nad kannavad sind, et sa oma jalga ei lööks vastu kivi. Sa astud üle lõvide ja rästikute, noored lõvid ja loed sa lömastad. Et ta minusse on kiindunud, siis ma päästan tema. Ma ülendan tema, sest ta tunneb minu nime. Ta hüüab mind appi ja ma vastan temale. Mina olen ta juures, kui ta on kitsikuses. Ma vabastan tema ning teen ta auliseks. Pika eaga ma täidan tema ja annan temale näha oma päästet. Seal on nii palju trööstivaid momente sees. Mul on siin sees näiteks esimene raamat Tema tiiva alla. See pealkiri, seda, mida ma nägin nägemuses, oli ju siit sellest laulust. Oma tiivasulgedega kaitseb ta sind ja tema tiibade all sa leiad varju. Vot see on see, kui inimene saab päästetud. Ja ta on nagu eksinud tibu kuskil, tead, keset suurt maisivälja ja rebaseid. Ja siis ta tuleb selle tiiva alla appi, mõtle, milline turvaline tunne see on. Väiksel tibul kotka tiiva all. See on see koju jõudmise tunne, on ju, kui me päästetud saame. Lõpuks ometi me oleme võimsa suure tiiva all, keegi teine kaitseb meid, meie ei pea iseennast kaitsma. Vaata, selles maailmas on ju nii, et on see huntide seadus, eks, džungliseadus. Ja igaüks kaitsku ennast ise, igaüks võidelgu enda eest ise, mitte keegi sind ei kaitse. Ja siis sa oma maailma eksirännakutelt jõuad selles suure tugeva tiiva alla. Siin on kui see ma ka, ainult mis tajuks seda alati. jaa, aga sa räägid, et päästehetkel pärast seda me võtame juba asju nii enesestmõistetavalt, eks, et juba, aga see hetk, kui sa saad päästetud, see koju jõudmine, see rahu, mis siis tuleb, see tuulevaikus, kõik nagu vaibub. Ja lõpuks ometi on rahu, eks. siin on ka sees see, mis minu vanaema mulle õpetas, kui ma olin 3-aastane. Enne õhtut, enne magama jäämist, siis ma pidin paluma seda, et mind tiiva alla võta ja võta hästi katta, et mind kanapojukest. Ja mina ei saanud aru, miks kanapojuke ja kes see mind tiiva alla peab võtma. Ma ei saanud mitte midagi aru. Ma tõesti ei saanud aru, et kui kuri tahab neelda, siis lase ära keelda. See laps sa jäta rahule. Sellist laulu, sellist luuletust õpetada lapsele enne magama jäämist, kui kuri tahab neelda, ma ei teadnud, et üldse mingit kurja olemaski on. Mis kuri tahab neelda, tahab ära alla neelata mind, siis lase ära keelda, kes see keelab,
see laps ei jäta rahule, peaaegu et ikka hirmu alla lähed enne magama jäämist. ma mäletan seda, kui ma seal kušeti peal köögis nuputasin alati, kui vanaema käskis seda lugeda, et mis värk on. ma ei saanud mitte midagi aru, aga näed, ka see on siit, eks. aga ma tahtsin täna hoopis vaadata seda 9. salmi. lihtsalt lühidalt, enne kui palvetame, et me teadvustame endale. vaata, sa ütlesid, et me siis teadvustaks endale seda. sest sina, issand, oled mu varjupaik. kõige kõrgem oled sina mu hing võtnud oma eluasemeks. kas te teate, et siin see sõna eluase on Jumala nimi? Heebrea keeles on hamakom, hamakom ja juutidele on see, nad võivad kasutada seda nagu Jumala nime. see ongi Jumala nimedest, üks nendest 70 või kui paljust nimest, mis piiblis on. ta ütleb, sina oled minu eluase ja seda siis mõistetakse, ja see on inglise keeles on the place, the place. see on nagu the place, kuidas sa Eve seda tõlgendaks? see on Mul on your dwelling place, et see ja, eluase sama. ja, aga ma räägin, et hamakom otsetõlkes heebrea keelest on the place. Koht, paik. see on paik, koht, suure algustähega. see on nagu kõige kohtade koht, millest kohtamat kohta ei ole olemas. nagu the place. et sina oled see paik, see koht. aga me räägime Jumala isikust ja samas me räägime sellest Jumala isikust kui meie paigast, kus me elame. ja vot nüüd ma vaatasin seda, neid kirjakohti siia juurde, kus seesama mõte läbi käib, on Apostlite 17:28. nii, kas ma siit leian? nii, jah. ja siin ta viitab otseselt sellesamale Hamakomile, sest tema sees meie elame ja liigume ja oleme. nagu ka mõned teie luuletajast on öelnud, sest ka meie oleme tema sugu. siin eespool ütleb 27 salm või 26 isegi, sest tema on teinud ühest ainsast terve inimkonna elama kogu ilmamaa peal ning on neile seadnud ettemääratud ajad ja nende asukohtade piirid, et nad otsiksid Jumalat, kas nad eks saaksid teda käega katsuda ja leida, kuigi tema küll ei ole kaugel ühestki meist. kuigi tema küll ei ole kaugel ühestki meist. ta räägib siin kõigist inimestest ja kõigile paganatele, kõigile. et me tahame küll teda leida, katsuda käega üles leida. vaata ju, inimesed teevad puuslikke, nad kummardavad ükskõik mida nähtavat, käega katsutavat. Nad tahavad konkreetset pidepunkti, kuhu suunata, mis ilmakaare suunas suunata oma süda. Daniel palvetas Jeruusalemma suunas. nagu hing otsib seda, kuhu suunas ma pean ennast pöörama. mäletate, see naine kaevul küsis ka, et kus me siis peame kummardama, Jeesus. et teie ütlete, et siin ja meie vanemad ütlevad, et seal ja kuhu siis, issand, alasta, kuhu poole ma pean pöörduma, mis aadressi ma kirjale kirjutan? sa ütled, kirjuta Jumalale kiri. ma ei tea aadressi. ja kui me otsime seda, et kus see pidepunkt on, mis ilmakaares, eks. aga siin Paulus või kes see siin, Paulus ja ütleb, et kuigi tema küll ei ole kaugel mitte ühestki meist, sest tema sees meie elame ja liigume ja oleme. ta ei ole kaugel mitte ühestki meist, sest tema on see, the place, see koht, mille sees, kelle sees me üldse elame ja liigume.
vaatame veel paari kirja kohta. ilmutusraamat, ilmutusraamat 21. ilmutusraamat 21 ja 22. siin räägib uuest Jeruusalemmast. see on see, kuhu me oleme Hebra 12 alusel juba jõudnud, sest teie olete tulnud uude Jeruusalemma elava Jumala linna. Te olete tulnud siiani mäele. siin ütleb, templit ma ei näinud seal. vaata seda kohta, kuhu minna. ja, ja kus on see õige kogudus või kus on see õige koht? kust ma tean, kus see õige koht on, eks, kus ma Jumalaga kohtun. templit ma ei näinud seal, sest issand kõige väeline Jumal on selle tempel ning tal. issand kõige väeline Jumal on selle tempel. mida see tähendab? kui me otsime, kuhu minna, kuhu ilmakaares palvetada, moslemid Mekka suunas, Kaaba templi suunas, vaata selles lõpetatuse positsioonis lõpevad need otsingud ära. tema ise on see tempel, kelles sina oled, ta on sind vastu võtnud, issi on sind vastu võtnud. sina oled tema templis sees, ükskõik kuhu sa lähed. sa liigud selles portatiivses templis. kas see ei ole võimas? sa võid hääletada maantee ääres. sa võid seista bussipeatuses. sa võid kõndida mööda Viru tänavat. ükskõik kus kohas, sa võid olla Portugalis, sa võid olla Iisraelis, sa võid olla Tšiilis. sa võid naeratada, nägu laia naeru täis, sest et mida tähendab tempel? tempel on see paik, kus sind kuuldakse. eks, tempel on see paik, kus iga sõna, mis sa ütled, on vahetult vastu võetud, sest sa oled Jumala ligiolus. me ei pea kunagi tundma, et Jumal, kus sa oled, sa oled mu maha jätnud. sest me oleme templis. me oleme kogu aeg templis sees, kus see suitsutus altaril, meie palvealtaril, meie südamest, meie südamekõned Jumalale on kogu aeg see meeldiv lõhn. ja iga meie sõna on selles auhiilguses meie sees, selles sisemises templis meie sees kogu aeg kuuldud, sest me liigume tema sees. see on nii huvitav, et tema tempel on meie sees, meie oleme tema ihu, tema tempel, eks, aga samas meie ise oleme temas ehk templis. vaatame seda, mis selle kohta on Johannese, mida Jeesus ütles Johannese 14:10. sama teema, see on 9. salmist või 8. Philippus aga ütles talle, issand, näita meile isa ja me jääme rahule. noh, jälle näita meile, kuhu suunas silmad pöörata. Jeesus ütles talle, nii kaua aega olen ma teie juures ja sa ei ole mind veel ära tundnud, Philippus. kes on näinud mind, see on näinud isa. kuidas sa siis ütled, näita meile isa? kas sa ei usu, et mina olen isas ja isa on minus? Neid sõnu, mida ma teile ütlen, ei räägi ma iseenesest, vaid isa, kes asub minus, teeb oma tegusid. seesama pilt, näete. isa on Jeesuses, selles sisemises templis, tema vaimus. ja ta ütleb, mis te arvate, et ma oma peast räägin neid sõnu või? Te olete nii kaua olnud minuga, kas te ei saa aru, et see, mida mina oma südamest seest sellest sisemisest templist teile välja tõmban. nõu on mehe südames nagu sügav kaev, mõistlik mees oskab seda ammutada. ma ammutan oma vaimu templi sügavast kaevust.
kuidas sa ei saa aru, et need ei ole Natsareti puussepa tark mõistus? sa ei ole siiamaani aru saanud, et see, mida mina räägin, mis minu suust välja tuleb, see on isa, kes on minus. ja samas ta ütleb, kas sa ei usu, et mina olen isas? vaata, siin on jälle hamakom, see suure algustähega the place, see paik, see koht, see, kelle sees elan ja liigun ja olen mina. ma olen tema sees, tema varju all. nii et jälle see topelt selline, ta on alati meiega, ta räägib meie sisemise vaimu kaudu, sest et kui meie vaim uuesti sündis, siis tema vaim väljastpoolt. me ütlesime jah, tule minu sisse, tule minu südamesse elama. Jumala vaim, Jeesuse vaim sai loa tagasi tulla sellesse mahajäetud templisse, mis kunagi Edenis tühjaks jäi, Iikapood. ta tuli tagasi, ta võttis oma mahajäetud eluaseme uuesti üle meie sees, väljast sisse ja nüüd seest välja. aga samas see, et nüüd on seest välja, ei teinud olematuks seda, et me siiski oleme need väikesed tibud. selle suure kotka tiival me oleme ikkagi tema sees. tema on meie see the place. sa kujutad ette seda kollast väikest kanapoega selle maiuspala kommikarbi peal, mäletate omal ajal, kas praegu on ka see pilt, see blond väike tüdruk ja see kollane tibu, eks. siis kujutad ette selle tibuna selles suures kosmoses, kui sa oled jõudnud tema tiiva alla, et see on tõesti kohtade koht. on ju, vaatan, kas siin on veel salm 91. näed, jah, siin on täpselt sama see nimi, Hamakom. 91. issand, sina oled meile olnud eluasemeks põlvest põlve. Jumala nimi Hamakom. enne kui mäed sündisid ja kui maa ja maailm loodi, oled sina, Jumal, igavesest igavesti. enne kui maailm loodi, oled sina, mitte olid sina. ennem kui sa selle tolmu, ennem kui ühtegi tolmukübetki veel ei olnud, oled sina. tema on, tal on seal see igavene olevik. ta on alati aegade alguses, ta on see koht, see paik, kelle sees me ennast leiame. Jeesus tsiteeris seda kohta, kui ta ütles, ennem kui Abraham oli, olen mina. vaata, Jeesus kõndis nende hulgas ja identifitseeris ennast temaga, kes on ja kes on see eluase. ennem kui Abraham oli, olen mina, Johannese 8:58. ta ajas ju variserid hulluks sellega. ta ütles, kuule, sa ei ole 50-ki veel, sa oled poisike alles. kuidas sa võid öelda, et sa Abrahami tunned? Jeesus oleks võinud öelda, aga Abraham minu sees elas ja liikus ja oli tema. mina olen see paik, mina olen see lõppjaam. mina olen see, ma olen see algus ja ots. ma olen see, kelle te ära tunnete ühel hetkel. kes on alati olnud, alati on ja alati jääb. mina olen see teie igavene hingamispaik ja rahupaik. vaata, kas on üks kirjakoht, siis saame palvetama hakata. see oli 71:3, aga ma ei tea, mida see ütleb, vaatame. 71:3. ole mulle kaitsjaks kaljuks, kuhu ma aina saan minna. sina oled käskinud mind päästa, sest sina oled mu kalju ja mu mäelinnus. kus see kalju siis on, Iisraelis või Gibraltaril või?
kus on see Kalju? vaata see igavene Kalju, kes saatis neid kogu aeg kõrbes, kes vett andis. see Kalju, mille otsa ronida ja pääseda kurja eest, see tema on alati meiega. ta käib alati meiega. see on see, kui ma olin väike, siis mul oli üks korduv unenägu. pisikesest peale, nii kaua kui ma mäletan, oli üks ja sama unenägu, kus olid midagi, ma olin nagu rahva seas ja järsku ma nägin jälle kellegi silmi, keegi, see oli, kord oli ta naine, kord oli mees, aga ma teadsin unes, et see on kuri, see on nõid, kes mind jahib. ja ma tundsin ta alati ära, lihtsalt unes niimoodi vaatan ja tema pilgust ma sain aru, et see on nõid, kes mind jahib. ja iga kord oli see, et ma vaatasin ringi, kus on see suur selline ränirahm, selline sile päikesesoe, tead, sihuke suur ränikivi, nagu siukene kalju, aga selline sile, nagu meil on mererandades vahel ja siuksed suured siledad kivid. ja ma vaatasin alati ringi, et kus see kivi on. ja ma teadsin, et kui ma ronin selle suure ränirahnu otsa, siis ma olen pääsenud. keegi ei olnud kunagi mulle seda rääkinud. ma unes teadsin ja niimoodi, et ma pidin siis elu ees silkama ja ronisin, aga see kalju oli alati seal, see suur ränirahn oli alati kuskil lähedal. niimoodi, et ma kiiresti sibasin, viskasin ennast sinna pikali ja ma teadsin, et kui ma nüüd jään magama selle kivi peal, siis ma ärkan üles ja ma olen pääsenud. ja see kordus nii palju kordi, et ma olin vist 7 kuskil, kui ma viimaseid kordi nägin seda, nagu suurem tüdruk juba. niimoodi, et ma olin täielik proff juba unes. nii kui ma nägin jälle seda kurja kuskilt kellegi silmist ja ma sain aru, et jaib jälle. kiiresti, sealsamas, kus on, ma teadsin kindlalt, et ta on juba, ma teadsin juba kindlalt, et see kalju on, sest alati oli, siin ta on. ronisin sinna kivi otsa ja siis, kui ma nagu pikali heitsin seal rahus niimoodi nagu voodis, nii, siis ma kas ärkasin päriselt üles või ärkasin teise unenäkku. aga ma alati teadsin, et ohoh, toimis jälle pääsesin. vaata, mismoodi Jumal lapsele õpetas. kui nüüd oleks olnud keegi usklik vanem ja kui ma oleksin seda rääkinud, siis see usklik vanem oleks võinud mulle ära seletada. kas sa tead, kes sinuga räägib? see on Jumal, see on see Hamakom. tema nimi on mina olen sinu elupaik, ma olen sinu hingamispaik, mina olen sinu see ülisuur kaitse, see võimas kalju, su mäelinnus, sa võid alati minu peale kindel olla, ma olen alati sinuga. nii, kui sa ainult vaatad, sa kohe näed mind. ma olen alati su paremal käel, et sa ei kõiguks. Taavet ütles ju, issand on alati mu paremal käel, et ma ei kõigu. tema sees elame ja liigume ja oleme meie. nii et vot selline mõte ja selline sõna täna. mul tuli selle keskel meelde ma nägin ühte videot. see oli, ma ei mäleta, kuskil, kas see oli mingi story kuskil või oli see Youtube'is või sihuke lühike intervjuu või keegi ütles seal, kui sa paned oma hingekodu kellegi teise juurde või kellessegi teisesse inimesesse, siis sa tunned alati ennast ohustatuna ja alati kodutuna. Sellises hülgamise ja väljajäetuse hirmus. kui sa suunad oma hingekodu, paigutad oma hingekodu kellegi teise inimese juurde, nagu temasse. Amen. vaadake, kui paljud naised võivad teha seda. ebakindlad tüdrukud otsivad abikaasat, et panna oma hingekodu siis selle suure tugeva mehe või mis iganes tüüpi mehe juurde, et nüüd ma olen turvaline. ja nende elu on põrgu. kuidas iganes see mees käitub,
kui sinu hing on nii-öelda sinust väljaspool, on kodus kellegi ühe teise inimese juures, siis mis iganes see inimene teeb, kuidas ta käitub, su hing kogeb, et sa oled tänavale jäetud. sul on kogu aeg sihuke kodutu tunne, urvutunne. me ei saa mitte kunagi teha oma hinge kodu teisesse inimesesse, siis me oleme alati kodutud. aga vaata, kus Jumal vastab sellele psühholoogile, eks, ja ütleb, et aga kui sa teed oma hinge kodu minusse, mina ei ole nartsissist, mina ei reeda, mina ei viska sind kõrvale, et valida parema aasta väljalaset, nooremat mudelit, kuidas iganes. mina olen see isik, see isa, kellesse sa võid oma hinge kodu teha. pane oma hing kodusse minus, mina olen the place, see hamakom, mu nimi on see, ma ei saa sind kunagi, kuidas ta ütleb Hebra kirjas, et ma ei hülga sind ja ei jäta sind maha. eks, vaadake, kuidas, kui sa õpid järjekordse Jumala nime, hamakom, see paik, see paik, minu igavene, minu hinge igavene eluase. kui sa õpid ära selle, et see on üks Jumala karakteristikuid, üks tema nimi, millega ta ennast läbi piibli identifitseerib, kuidas teised kirjakohad hakkavad minema ka lahti hoopis teistmoodi, uuel viisil. see ei ole lihtsalt selline metafooriline, allegooriline, selline sümboolne keel enam, vaid sa saad aru, et need, kes seda on kirjutanud, et kirjutavad seda sügavast sisemisest kogemusest lähtuvalt. mina olen teinud oma kodu, minu hinge kodu on tema juures, kes on minu issi, kes on minu isa, kes on kogu aeg minu üle nagu telk, nagu kotka tiib. ta ju võrdleb ennast isegi ju kotkaga, ta ütleb, et nagu kotkas oma poegi lendu õhutab, et ma oma tiibast sulgedel või oma tiibadel ma kandsin sind Iisraeli kõrbes. nii et see, kuidas Jumal ennast esitab või tutvustab või iseloomustab, eks, see kõik viitab sellele, et tema tahab olla meie hinge koju jõudmine. kui me sellest aru saame, siis tõesti õlad vajuvad alla niimoodi. selline hingerahu tuleb, et hästi, issi, ma olen kodus. sina ei ole kaugel mitte ühestki meist. ma olen sind ära tundnud, minu issi. ma ei pea jahtima mitte ühtegi inimest. mu hing ei pea minema välja mitte kellegi järel. ja siis, kuidas tema iganes käitub, siis ta võtab mu hinge kodu ära ja ma olen jälle üksi, alasti ja paljas ja eksinud siin maailmas. ei, mina olen kodus. kuidas seal Jeesus ütles seal palvetamise kohta, et kui ära ole nagu variser, kes kuulutab seal tänavanurgal, et muljet avaldada. noh, nad kuugutasid seal oma ja lugesid oma toorat, seal väikeseid neid kirjatükke ja noh, et see on näha, kui jumala kartlik ta on, kui palju ta kogu aeg palvetab, eks. Jeesus ütles, et mine oma kambrisse ja sule uks. see on see sisemine kamber, eks, mille kaudu või kuidas me saame Jumalaga, kus see altar on, kus me saame temaga kokku, kelle sees me elame ja oleme ja liigume, eks. et me võime minna ja panna ukse kinni ja teada, et ma olen kodus. huvitav, et keegi ei saa trügida siia sisse, häirida. vaata, vahel meil ei ole kodus sellist, kui on lapsed või pere suur või see pole, noh, või elutingimused on ju ja eri aegadel inimestel erisugused. ja mitte alati ei ole meil olnud või ei ole alati garanteeritud, et meil on üks tuba, kuhu minna ja uks kinni panna, et palvetada. inimesed saalivad sisse-välja, ei ole rahu. aga vaata, Jumal ütleb, tule siia. me võime alati minna sellesse sisemisse kambrisse
ja jätta kõik selle mäsu endast välja. jätta kõik see maailm endast väljapoole, pöörduda oma sisse ja öelda, issi, ma tulen, ma panen ukse kinni. las see maailma müra vaibub. mina tulen ja olen vaikselt sinu ees, sinuga koos. et see on kõik nii võimas, see topeltreaalsus, et ühest küljest ma olen tema meie tempel ja me oleme alati tema ligiolus. tema on meie paik meie ümber. teisest küljest on meil alati paik, on meie sees, kuhu me saame minna ja ukse kinni panna. ja keegi sinna ei pääse minu intiimsesse vestlusesse Jumalaga vahele segama. mõtleme nende sõnade üle sellel nädalal ja kui meil on veel palveid, teen ka siis, palvetan ka siis, vaatame, mis, mis mina oma sees kuulen tänaseks päevaks ja selleks nädalaks. Halleluuja. issi, tõesti, see on nii võimas. terve see maailm otsib seda ühte hinge, seda ühte inimest, kellele oma hinge kinkida või kes võtaks meie hinge ja oleks meie hinge turvapaik. ja see on nii nagu usaldada mingisugust rohulehe varju. sama palju on inimene meile turvapaik ja meie kate ja kaitse, meie probleemide lahendaja, meie prints valgel hobusel, meie rüütel, kes meie eest lahingusse läheb, kui rohulible saab olla meie varjuks. kuni meie silmad otsivad seda ühte, kes oleks see ideaalne kaitsevari ja kilp ja kaitseriist ja mäelinnus, nii kaua ei ole meie hing koduleib. aga siis, kui meie silmad sinu ära tunnevad, siis me tõesti ütleme nii, nagu laulu kirjutaja ütleb, kõige kõrgema oled sina minu hing võtnud oma eluasemeks. meie hing tunneb ära, et me ei pea jooksma mitte kellegi ega millegi sabas. me ei pea otsima, kuhu minna, mis templisse minna. mõnedel religioonidel on tempel siin linnas ja seal linnas, kus sinuga kokku saada. mõni ei tea, kuhu kogudusse või kirikusse minna, kus sinuga kokku saada, kus sa oled. aga issand, sa ütled, aga kallis laps, mina ei ole kaugel mitte ühestki teist. mina olen sinu tempel, mina olen sinu telk, mina olen sinu võimas kotkatiib sinu üle. minus leiad sa hingamise, minus leiad sa rahu, minus oled sa varjul. isa, ma tänan sind, et sa oled nii võimsalt meie üle, meie ümber. et me oleme tõesti nagu lapsed, kes võivad öelda, et ma ei karda mitte midagi, sest ma olen sinu varju all. sa oled alati minu paremal pool, et ma ei kõiguks, nagu see psalmist ütleb. aitäh, isa, et täna, mis iganes seal väljas on, mis iganes meid täna ootab, mis iganes meid ootab sellel nädalal, me ei pea kunagi olema mures ja heituma ja mõtlema, kus sa oled, ma ei tunne sind, ma ei koge sind. sa oled ükskord ja alatiseks öelnud, et sa oled meiega, sa ei hülga meid ja ei jäta meid maha. me oleme alati sinu tiiva kaitse all. aitäh, isa, sina oled see paik suure algustähega. sina oled Jehova Hamakom, sina oled meie eluase. aitäh sulle, isa. aitäh sulle, isa, selle sõna eest täna hommikul. ma palun, et igaüks võiks kogeda täna seda reaalsust, et ei ole vaja vaadata itta ega läände, põhja ega lõunasse,
ei ole vaja ahastada ja otsida, sest sa oled juba meiega. sa oled juba meie kate ja kaitsevari. sa oled siinsamas, kui me usu läbi laseme oma hingel seda uskuda ja kogeda, siis kaovad kõik pinged. Jeesuse Kristuse nimel. Isa, me täname sind selle päeva eest, selle nädala eest. Isa, ma tänan kõige selle põnevuse eest, mis meid see nädal saadab, sest sina kõnnid ühes meiega. Sina oled täis elu, sina oled elu ise, elu suure algustähega. Me ei pea otsima elu või ütlema, et mul ei ole mingit elu. Sina oled meie elu. Sina oled alati üks pulseeriv eluläte ja kui üldse kuskil on midagi põnevat, siis on sinus. Sina oled see põnevuse alguspunkt. Sina oled see, kust kõik põnevus lähtub. Jumal, me oleme nii-öelda põnevusfilmi esireas kinos kogu aeg. Sa ei ole kunagi igav. Sa ei lõpeta kunagi meid üllatamast, aga see on alati positiivne. See on alati see, kuidas sa igast olukorrast välja ilmud. See kangelane, kes aitab. Me võime kindel olla nii, nagu mina lapsena, kus iganes see kuri kuskil ähvardas. Ma ainult tõstsin silmad ja vaatasin, kus sa oled. See võimas kalju. Ja kui ma sain selle kalju peale ronida, ma olin alati pääsenud. Isa, ma tänan sind, et nii on ka meie elu põnevusfilmis, kus me oleme esireas ja kõike seda vaatame, mis toimub. Me alati teame, et on happy end igal olukorral. Alati on see, et kui suureks iganes selle elufilmi pinge kasvab, ühel hetkel ilmub see päästja. Ja kõik olukorrad pööratakse, kõik muutub ja me jälle oleme päästetud, meid jälle kantakse välja. Küll põlevast majast, küll rongiõnnetusest, küll siit ja sealt. Sina oled tõesti meie filmi superkangelane, kes sa oled alati olemas ja kunagi ei jää hiljaks. Isa, aitäh sulle, et sa oled nii ustav oma lastele ja et meie hing võib tõesti puhata sinus ja olla rõõmus ja elada julgesti kurja kartmata. Aitäh sulle, Isa, selle eest Jeesuse nimel. Aamen.